Tere, head vaatajad ja kuulajad! Tere ka minu poolt. Alanud on maikuu, täpsemalt 5. mai ja kohe vaatamegi, mida siis maikuu uudistena meile toob. Ja alustuseks, nagu kõik ka teavad, siis ega meie see nii-öelda Hormuzi kriis või Iraani ja USA vaheline pinge jätkuvalt kestab. Nii et tõotab tulla ja minna see asi siis ikkagi pikaajalisemaks, kui alguses planeeriti. Ja see on hetkel teinud ka siis selle lükke, et nafta hind on üles läinud ja mida see marge siis meie jaoks tähendab? Nafta hind tegelikult ongi üles läinud, on juba üle $110 barrelist ja tegelikult meie turuosalised arvavad ka, et oodata on ikkagi $130–150 hinda ja mõned isegi imestavad, miks see veel ei ole seal maal. Miks ta nii madal on? Ja muidugi kogu see situatsioon on mõjutanud ka USA dollari kurssi, eks ole, et me kõigume täna ka siin tehnilises koridoris selline 1.17, 1.18 vahel ja praegu ka ikkagi arvatakse seda, et kui pikemalt see nii-öelda geopoliitiline pinge kestab, siis seda tugevamaks dollar võib minna, et ühesõnaga see koridor, kus me praegu liigume, on väga oluline meie viljaärile, eks ole, et kui täna on ka siin dollar kuskil siin 1.16, 1.17, siis see on natukene parem juba viljahinnale, et kui ta nüüd peaks langema siia 1.14 peale, siis see igal juhul toetab Euroopa nisuvilja hinda, nii et seda me peame jälgima ja see on kindlasti seotud ka nende pingetega seal Lähis-Idas. Ja võib-olla siia juurde vaataks siis nisu, et nisu tegelikult tuli nüüd vahepeal ülesse, kui me räägime nisu hinnast või matifist õigemini on ju, et mis see nii-öelda võib siis nisu hinnale tähendada tänasel hetkel? No kõigepealt me peame meelde tuletama seda, et me tuleme ikkagi hooajast, kus meil oli väga hea saak ja nüüd meil on kaasas nii-öelda vanad suured laovarud ja seda me näeme tegelikult kõikjal Euroopas, et me tahame kõik müüa, aga ostjad tegelikult praegu ikkagi passivad. Füüsiline hinnatase nisul on tegelikult eksportturgudel enam-vähem sarnane, kuskil selline $248 juures, eks ole, et kui vaadata siin, et Venemaa nisu hind on 237 ja siis meil siin Baltikumis $10 kallim, et ise seal vahel me tegelikult nisu hinnaga kõigume ka. Et ja muidugi, kui me vaatame ka Matifi liikumist, siis see on olnud ka selline suht ühtepidi stabiilne, aga kõikumistega ja see ongi toonud kaasa eelkõige siis kõigepealt, kuidas on see euro-dollar muutunud, mida me just vaatasime ja loomulikult ostjad teavad, et ladudes vilja on ja passitakse rahulikult ja oodatakse nii-öelda seda õiget momenti. Ja kui vaadata nüüd pilguga uude aastasse ja tegelikult paljud nii eksportijad kui ka siis ostjad jälgivad, et mis prognoosid siis on nii-öelda uuele saagile. Ja peab ütlema, et arvestades tänast seisu, siis tegelikult prognoositakse kokkuvõttes hetkel madalamat saaki, kui nüüd 25 aasta oli. Ja see on ühtepidi nagu teinud ostjad võib-olla kohati nagu närviliseks. Teiselt, nagu mainisin, kuna vana saaki tuleb uude hooaega kaasa, siis teatakse, et ladudes seda veel on ja saab osta ka seal juulis ja augustis, kui näiteks ei peaks 26 aasta kohe alguses õnnestuma. Aga kui me vaatame eksportivaid riike, siis võib öelda, et selline 22 miljonit tonni ikkagi prognoositakse praegu vähem kui eelmisel aastal ja võib-olla kõige suuremad tagasilöögid ongi just meil Euroopas näha hetkel. Siis Austraalia on andnud teada, et tõenäoliselt saab olema neil kuskil 7 miljonit tonni vähem saaki. Ja kui niimoodi hakata näppudel kokku lugema, siis kokkuvõttes ongi vähem kui siis eelmisel aastal. Muidugi peab ütlema, et Suur Venemaa praegu prognoosib ikkagi väga head saaki, kuskil 90 miljonit tonni, mis tähendab siis eelmise aastaga võrreldes selline võib-olla kuskil isegi võib-olla 2-3 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Et mul on ka praegu siin selline tabel ees, mida oleme siin kokku pannud, et nüüd 12. mail tuleb USDA raport, kus prognoositakse siis esmakordselt 26. aastat ja siis vaadatakse tõesti hetkeolukorrale otsa, et kuidas moodi prognoosid siis erinevates
nisukasvatuspiirkondades saab olema. Jah, suure tõenäosusega USA korrigeerib mingisuguse prognoose, saab olema huvitav näha, mida nad siis USA nisu prognoosist üldse arvavad, et see on küll huvitav koht, mida oodata. Kindlasti ja kui me vaatamegi nüüd, kuidas graafiliselt nisu hind on liikunud, siis me liigume tegelikult jälle siis tehnilises koridoris siin 217 ja 227 vahel, kui me räägime detsembri Matifist. Jah, me käisime siin 226 vahepeal ära peaaegu, nüüd tulime alla tagasi jälle. Ja murdusime alla ja nüüd me nii-öelda puudutame seda võib-olla siis alumist otsa, et kohe näha ka, kas murdume allapoole või mitte. Kui tuleb siis ülespoole tagasi, et siis saab jälle nii-öelda vaadata, kuhu kõrgusesse see läheb siis. Just nii, et kui me pärastpoole ka, kui me vaatame nüüd teisi graafikuid ka, siis me näeme, et tegelikult kõik toorained on tegelikult ülesse poole, nii et need nii-öelda tõukavad ka seda nisu tegelikult ülesse poole, nii et me saame näha ka, et kui me nüüd tagasi põrkame, et kas see tase on siis seal 227 või natukene kõrgem, nii et selles mõttes on ühtepidi nagu huvitav areng ja kui me vaatame ka fondide tegevust, siis pikalt on olnud tegelikult fondid nüüd nisuga nii-öelda ütleme siis neutraalses positsioonis, kui nad vahepeal siin prognoosisid kindlasti langust, siis täna ollakse natuke ettevaatlikumalt just nimelt nisu osas ja kui me räägime eriti Euroopa nisu. Ja kuna me olemegi praegu siin tegelikult ilmaturus, et väga palju sõltub sellest, kuidas saab olema mai ja juunikuu, siis ongi nüüd alati ka meie järgmistes saadetes paslik alati vaadata ilmakaartidele otsa. Et kui me vaatame nüüd Euroopat, siis meil on tegelikult kuiv siin Põhja-Euroopas oli eriti, kui me rääkisime ka oma Rootsi kolleegidega, neil on kindlasti vaja väga vihma. Läti, Leedus on vaja vihma, Poola kuivab. Sakslased siiski ütlesid, et neil on piisavalt praegu sademeid olnud ja praegu olukord on väga hea. Prantsusmaal on pilt ka tegelikult päris hea, kuigi on võib-olla 2% võrra olukord küll nisupõldudel halvenenud, kuid siiski 81% nisupõldudest on heas või väga heas olukorras ja see on väga hea olukord tegelikult sellepärast, et Prantsusmaa on kõige suurem nisukasvataja meil Euroopast, nii et see on väga oluline, kuidas prantslased siis õnnestuvad. Kui vaadata Venemaad, siis sealt tuleb ka sellist vastandlikku informatsiooni, aga üldjuhul on pilt hea, sellest ka see suur nisusaagi prognoosi informatsioon praegu, kus siis räägitakse 90 miljonist tonnist nisust ja võib-olla ollakse seal natukene külviga hädas, kuna on seal ka natuke külm ja võib-olla kohati tahab ka vihma, aga Venemaa on väga suur, nii et siin praegu võib-olla muretsemiseks põhjust ei ole. Kus täna võib-olla kõige rohkem ikkagi probleemi on USA ja nimelt seal on tõesti kuiv ja seda juba viimased nädalad ja kui me nüüd ettepoole ka vaatame, siis samamoodi on seal väga põuane ja võtsingi siia ette puhtalt nüüd USA kaardi, et kõik turuosalised räägivad väga palju sellest USA ilmast, et muidugi eks turg otsib ka mingisuguseid kohti, millest nagu kinni haarata, aga tõepoolest, et USA-s vaid 31% talinisupõldudest on heas või väga heas olukorras. Eelmisel aastal näiteks oli see 51%. Ja kui me võtame just need väga olulised ja võtme osariigid nagu Kansas ja Nebraska, et seal on see olukord ikkagi väga räbal. Ja arvataksegi, et näiteks Kansase piirkonnast võib tulla kuni 25% vähem nisu võrreldes siis eelmise aastaga. Kui USA-st veel rääkida, siis lisaks nisule, millest just juttu oli, siis USA külvab ju tegelikult palju maisi, et kuidas maisiga seal olukord on, et ma tean, et külvatakse natuke vähem, aga kas see on kui palju ja mis selle taga võiks olla? USA on maailma kõige suurem maisitootja tõesti ja praegu seal külv käib kuskil sinna 33% on USA külvanud, et kui me rääkisime just, et on kuiv nii-öelda talinisu jaoks, siis teisalt on tegelikult ühtepidi hea aken just külvi jaoks, et loodetakse siis, et mingi aeg ikka vihma tuleb. Ja tõepoolest, et praegu räägitakse väga palju sellest, et USA külvab vähem maisi ja rohkem soja, sellepärast et just matemaatiliselt on kasumlikum hetkeseisuga rohkem soja kasvatada ja see muidugi on nii-öelda andnud siis põhjust ka fondidele rohkem ostapositsioone, nii et fondid on jälle siis positsioonis, kus nad panustavad igal juhul tõusule ja seda me näeme ka tegelikult graafiliselt, et kui ma võtan ka siia varsti ette maisi graafiku, siis on see näha, kuidas see üles läinud, aga veel on oluline tegelikult, mis puudutab ka USA-t ja üleüldse kogu seda nisu ja
maisi ja ka sojakompleksi. Kui me enne ilmast rääkisime, siis ikkagi praegu 60% tõenäosusega prognoositakse, et meil saab olema sellel aastal El Niño. Ja see tähendab siis seda, et Austraalias on põuane ja palju sademeid just nagu Lõuna-Ameerikas ja võib-olla ka Põhja-Ameerikas ja nüüd oleneb, kuhu täpselt see siis need sademed maha tulevad ja mis ajal ja millises konditsioonis. Nii et lisaks nii-öelda tavapärastele ilmakaartidele tuleb hoida ka sellisel ilmastikunähtusel silma peal. See mõju muidugi saab olema alles aasta lõpupoole, et siis on näha, et kuidas moodi see areng on. Aga kui tulla nüüd maisi juurde tagasi, siis tõepoolest mais on kerinud üles ja kui vaadata, kui palju siis seda vähem külvatakse, seda me saame ka selline juuni lõpus alles teada, et kui meil tavapäraselt on olnud juuli alguses meie põllupäev, põlluseminarid, siis samal ajal on tavaliselt tulnud siis USDA raportid ka selle informatsiooniga ja see võib palju nagu turgu tegelikult mõjutada, et maisi hinnad on täna ka üles läinud ja seda me näeme ka tegelikult vanasaagi maisi hindades, et kui võrrelda maisi hindasid meil ka siin Eestil, et me näeme, et selline hinnatõus on olnud juba kuskil 10%. Samal ajal, kui me vaadata jälle nagu Euroopa prognoose, siis prognoositakse enam-vähem samasugust maisisaaki siin Euroopas kui eelmisel aastal, aga me teame, et eelmisel aastal tegelikult oli ka kehvapoolne saak iseenesest Euroopas. Nii et selles mõttes ma ütleksin, et mai ja juuni on väga olulised just maisi osas, et vaadata, kuidas moodi siis USA külvik õnnestub ja kui palju nad ikkagi siis maisi külvavad. Ja kui kõrvale vaadata siia kohe soja, siis kui me räägime, et mais on üles läinud, siis samamoodi on ju ka sojahinnad tõusnud ja ma isegi ütleksin, et ikkagi väga-väga kõvasti, ja mõjutatud nad on eelkõige siis naftahinna liikumisest, kui kogu õlikultuuride kompleks on nagu üles läinud, siis me näeme, et sojaobade hind, sojaõli on tegelikult ajalooliselt ülikõrgel tasemel ja järgneb siis sellele ka sojajahu ja me näeme seda ise ka enda hindades siin Eestis, et ikkagi siin kuskil hinnatasemed 430-440 juures, et see on väga kiire hüpe toimunud. Ja praegu ikkagi, kui vaadata ka fondide tegevust, siis fondid on panustanud jätkuvalt tõusule, mis on iseenesest nagu ühtepidi huvitav, sest me teame ju seda, et Brasiilia on praktiliselt lõpetanud koristamise ja loetakse nii-öelda saaki kokku ja nähakse, et see saak võib olla isegi üle 180 miljoni tonni siis soja Brasiiliast. Samal ajal räägitakse seda, et USA külvab tõenäoliselt rohkem soja, nii et ühtepidi me näeme, et fondid on pikas positsioonis ja panustavad tõusule, teisalt fundamentaalselt on ikkagi seda soja hästi palju ja see tahab nii-öelda välja saada sealt Lõuna-Ameerikast, mis peaks ju hindasi nagu alla suruma, kuid hetkel on ka graafiliselt näha, et hinnad nagu on kerinud üles, kuid siin ikkagi loodetakse, et mingi aeg peab see fundamentaal hakkama tööle ja hinnatasemed võib-olla tulevad tagasi, kuid kas ja millal on muidugi järgmine küsimus. Siin lähinädalatel on oodata ka nii-öelda siis USA ja Hiina kohtumist, taaskord räägitakse ka seal nii-öelda sojaärist ja kas saab siis nii-öelda diili teha ja seal on muidugi erinevad ootused, et Hiina on öelnud, et nende tarbimine on madalam, nende nõudlus on madalam kui eelmisel aastal, samal ajal USA tahab müüa just rohkem soja, nii et saab ka huvitav olema siin see mai keskpaik, et kuidas ja kas siis see kohtumine saab toimuma seal Hiinas. Ja kui sojast veel rääkida, siis igal juhul tuleb jälgida siin eelkõige siis fondide tegevusele, et kui mingisugune murdepunkt tekib, siis fondid võivad oma positsioone kiiresti realiseerida, mis tähendab väga kiirest kukkumist, kiiresti üles, kiiresti alla. No lisaks soja hinna tõusule me oleme siin ju näinud ka Eestis, et rapsi hind on üles läinud, et ma eeldan, et need mõjud on tegelikult sarnased nii sojal kui rapsil, et aga kuidas meil rapsi situatsioon on? Kui vaadata nüüd rapsi graafikud, mis ma ka nüüd ette panin, siis tegelikult võib öelda, et see on väga sarnane pilt sojale, et on soja üles läinud ja on tõmmanud kaasa ka siis rapsi,
mis on tegelikult põllumeestele hea, et me ei ole tükk aega näinud ikkagi rapsi hindasi üle 500 euro muugal. Nii et on tõesti väga hea moment hetkel või momentum isegi rapsi hinda fikseerida. Muidugi me teame, et Eesti mehed on ettevaatlikumad, et olla kindel, et kui palju seda rapsi sealt põllu pealt tuleb, aga ikkagi hind üle 500 peaks vähemalt panema mõtlema neid, kellel ei ole veel midagi uudsaaki kinni pandud. Ja graafiliselt on näha ka, et oleme väga kõrgel tasemel ja tõenäoliselt võib juhtuda sarnaselt, et kui ikkagi õlikultuurid alla tulevad, kui nähakse, et sojas fundamentaal hakkab tööle nii-öelda, kukub, siis see toob endaga kaasa ka rapsi hinna liikumise. See võib päris järsk olla. Ja tõenäoliselt jah, ja kui vaadata veel, et kuidas on nagu Euroopa külvanud näiteks rapsi, siis jätsin siia ka eelmisest korrast veel sama slaidi, siis me näeme, et tegelikult rapsi on ju külvatud Euroopas ka rohkem. Nüüd oleneb tõesti sellest, kuidas suurriigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa oma rapsiga siis õnnestuvad, kuid nagu enne mainisin ka, siis näiteks Saksamaal on praegu ilmastik hea ja põllud nagu kenad, nii et selles mõttes väga oluline saab olema kõigepealt ikkagi jälle see sama mai ja juuni, et kuidas moodi taimed arenevad. Ehk et me oleme ikkagi ilmaturus. Ja, igal juhul. Ja. Aga Tootsi puhul me tahtsime ka tegelikult rapsi ju kinni panna eelmine kord juba. Ja, Tootsi puhul on olukord ju selline, et eelmine kord oli 22. aprill, kui me rääkisime sellest ja meie eelduslik tase, mida me ootasime tollel hetkel rapsi puhul 485 on ju. Tänasel hetkel võime öelda, et see käis üle 500 ära, 506, 505 oli siin on ju. See on 20 eurot tonni kohta. See on 20 eurot tonni kohta, et kuna meie hinnasiht oli 485, ma küll natuke ootasin, kuna nisu ja oder kohe ei tulnud samamoodi üles, siis et rapsil me panime lukkuda siis 28. siis 493 hinnaga, nisu sai 191-ga ja oder siis 185-ga, ehk et nisu ja oder oli tegelikult väga seal samas lähedal ja nad on ka täna seal samas lähedal. Et täna, kui me siin hinnad nüüd tegime päeval, siis raps on nüüd jah, üle 500, et nüüd on ka otsustuse koht, mida siis nagu edasi teha on ju selle rapsi poolega, sest ega me oleme tänasel hetkel nii-öelda 1,5 tonni peal, võib öelda, ja nüüd ongi küsimus, nagu sa ütlesid ka, et põllumehed julge, ega ongi küsimus, et me ei tea, ilmarisk on veel olemas, öökülmasid veel lubab siin ja põllumeestel ma tean, et paljudel näpp sügeleb seal taimekaitset tegema, et siin on kindlasti ohukoht, et kui öökülmad on, siis peab ettevaatlik nende asjadega olema, et muidu teeb ikkagi karuteene endale. Nii et me oleme ikkagi, ma ütleks, päris heas konditsioonis, meie tänane keskmine nii-öelda rapsi hind on praegusel hetkel 480 ja nisul on 189 ja odral on siis praegusel hetkel 183. Nii et me oleme heal tasemel, ei ole midagi hullu, nüüd peamegi vaatama, mis siis hinnad edasi teevad. Et nagu see nisu või üldse Matifi puhul ootasidki, et võib-olla siin põrkab tagasi on ju ja rapsi osas vaatame ja jälgime edasi. Et jah, et kui nisu puhul nüüd vaatame ära, kas murdub allapoole või mitte, et kui ta ei murdu ja nii-öelda tekib põrge, siis ma ootaks ka taset seal 226, vähemalt 225 ja siis paneks vilja, kuid raps on nii kõrgel, et rapsi ma paneks küll, et lukku. Et ma arvan, et 2 tonni hektarit me julgeks ju ikkagi põllumehe Tootsi puhul nagu arvestada ette fikseerimisega. No, eks see 1,5-2 on ju jah, tõesti selline, ütleme, 1,5 oleks kindlam, 2, ühesõnaga, ma arvan, et see 2 võib ikkagi ära tulla, aga siis me jääme küll ootama. Aga paneme siis hetkel on tänane hind 505 ja paneme sellega siis 50 tonni veel lisaks ja siis meie keskmine hind rapsil tõuseb 486-ni, nii et pole ka paha, ei ole küll tänane hind, aga keskmisena ma arvan, et ei ole midagi. Ja tõesti need inimesed või need põllumehed, kes siis tänasel hetkel rapsi veel üldse lukku ei ole pannud, siis ma kindlasti soovitan selle peale mõelda, sest et nagu Marga ütles ka, et kui sojal hakkab fundamentaal nii-öelda mängima ja need nii-öelda Iraani USA sõjamõjud nii-öelda vähenevad ja nafta hind ka alla tuleb, siis sealt võib päris korralik langus tulla, aga seda kui tuleb, siis me näeme seda hiljem. Aga järgmised saated toovad juba järgmised uudised. Kohtumiseni! Kohtumiseni!